Nii, kas midagi tuli ette? Ja. Et ma paningi kokku nagu siis sellise nüüd ütleme, nagu baasi ja see, mis Juhan alguses nagu vist saatsid selle austraallase kohta, et selle põhjal nagu veits ehitasin üles, et see video on ka nagu seal, ütleme, kokku võetud need punktid. Okay. Ja mõte ongi see, et tegelikult see on väga tänuväärt, et vaata ise käite vee peal ja mida vanemaks me kõik saame, seda rohkem tegelikult tuleb see, ma ei tea, ohutunnetus jälle tuleb tagasi, on ju. Ja sa saad aru tegelikult, et sa oled seal selle hüdrometeoroloogiliste olude meeltevallas, et tegelikult oled sa üks väike putukas tolmukübe seal tuultes, on ju. Et kunagi ei ole halb või liiast nagu mõelda nendele ohuteguritele. Ja siis ma paningi sellise kokku ja sellise väikese kokku, nagu sellised, mida mina oma kogemustest nagu tean või nagu, kuna ma ka väikest viisi ikkagi siin mõned aastad olen selle purjelauaga nagu sõitnud, et siis võiks öelda ka nagu, et kergelt nagu surfar, aga sammuke edasi jälle sinna wingfoilimise peale minna, et ma arvan, et seal juhtub nagu rohkem võib-olla asju. Või ei saa öelda ka tegelikult, ega see sõltub kõik, kui kulunud on varustus on ja milliseid tegevusi nii-öelda kokku langevad. Nii et tegelikult igal juhul peaksime olema selles mõttes nagu ettevaatlikud ja hästi ette valmistuma. Ja põhitöö kõrvalt, et ma olen muidu nagu ütleme merendusega olnud praktiliselt poole elu seotud, et tüürimehena kunagi sõitnud merd ja nüüd on merendusvaldkonnas lihtsalt töötan ja see surfamine, noorte õpetamine, purjelauda, ise õpid, arendad ennast nii talvel kui suvel ja see Salmistu vabatahtlik pääste, mis siin all on, et see pigem on siis, ma ei saa öelda, et hobi, aga see on niisugune kirg, on ju. Need on suhteliselt sarnased asjad. Ja siis tänu sellele ongi niimoodi, et ma räägikski mõned pidepunktid. See tähendab, et kui mulle Kristjan mind välja pakkus, siis tegelikult ega ma ei kõhenud, sellepärast ma tean, et mulle endale meeldib, kui teised räägivad oma kogemusi, arendad ennast. Ja samas see, mis ise tead teistega jagada, et ei võta ka nagu tükki küljest ära. Et eriti, kui ta veel eesmärki täidab. Nii et igal juhul... Ja ma ei tea, kas lepime formaadis kokku, et mul on ka pärast meil mõlemal kindlasti Märdiga on nagu küsimusi, et kas me küsime vahele või siis, et pärast. Pigem on mugav, vaata, kui sa ei pane endale kuskile kirja, siis võib ära ununeda. Siis võiks kohe küsida, sest see niikuinii salvestub. Selline avatud diskussioon on, ma arvan, et on väga hea formaat. Okei, siis võib-olla, kui sellest ei ole juttu sellest nagu nii-öelda nendes slaidides, et siis võib-olla lihtsalt, et me aru saaksime, et kuidas see struktuur Eestis on, kui sa räägiksid umbes minutiga, et mis tähendab vabatahtlik merepääste ja kuidas te nagu, kuidas teieni jõuda ja kuidas teid nagu nii-öelda toetada? Siis ma tegelikult isegi, ma vaatan, kus ta mul on. Kui see on slaidis kirjas, siis teeme selle slaidis nagu. See on, tegelikult küsimus on väga hea, et võib-olla tutvustuspool nagu oligi, et siis ma pigem räägikski nagu, et alustaks selleks, kuidas näiteks seesama, millised ametiasutused üldse on nagu seda nagu teostamas. Et kui võtta niimoodi, siis kõige parem nagu number muidugi alati on see 112. Et kui me nüüd võtame veel teise numbri, mis on nii-öelda PPA-l välja pakutud, on ju. Kunagi oli merevalvekeskus näiteks, on ju. Siis tegelikult, kumb siis rohkem inimesel meelde jääb, on kindlasti 112. Et see on kohe hoobilt, see on kohe võtta, on ju. See on kiirvaliku all näiteks ja isegi vist on täna nii, et kui sul pole levi, siis sa saad seda teha, on ju. Ma ei ole kindel selles teises numbris siin, nagu te näete, see 6199 ja nii edasi, 224, et see ei ole võimalik isegi võib-olla. Aga sealt edasi tegelikult on ta PPA haldusalas on professionaalid ja vabatahtlikud. Professionaalid ilmselgelt, miks see vabatahtlikkus sinna juurde tekkis, on see, et ressurss peaks olema
kindlasti pigem rohkem kui et vähem. Ja eks see vabatahtlikud, ma arvan, kompenseerivad seda sama ressurssi, mida võib-olla professionaalidel alati ei ole võtta. Ja seda enam, kui me räägime nagu erinevatest Eesti piirkondadest, siis näiteks, kas siin, see Eesti piirkond on ju jagatud nagu 4 päästepiirkonnaks, siis tegelikult ongi hea, kui niimoodi siia. Me praegu ei näe sinu ekraani. Okei, praegu ei ole seda, jah. Nii, ma vaatan, kas ma saan uuesti. Nii, nüüd tuleb uuesti. Ehk siis siin on pilt, kaart on ees, kuidas PPA on prefektuurid jaganud ja seda hallata on üsna keeruline ja tänu sellele ongi siis tegelikult ka Päästeliit ja siis vabatahtlikud merepäästed tulnud nagu sellele nii-öelda lisaks juurde. Ehk siis see olekski lühidalt nagu kogu see struktuur. Ja Päästeliit ja teine võimalus või ütleme, nüüd ma loodan, et ei kadunud ära, on siis lisaks Päästeliidule see siin üleval kollaselt on veel teine vabatahtlike ühendus, on Eesti Vabatahtlik mere- ja järvepääste. Nii et rääkides nüüd näiteks sellest Salmistu vabatahtlikust päästest ka, kus meil on 8 liiget, siis meie kuulumegi selle mere- ja järvepääste alla. Nii et põhimõtteliselt, kui abivajaja helistab näiteks 112, siis sealt koordineeritakse juba edasi ja leitakse näiteks mooduse, et abi välja saata. Ehk siis meil on, see ei ole avalik info, aga meie oleme näiteks edastanud sellele PPA-le siis oma valmidusaja, ehk siis mis ajaga me oleme võimelised paadi mehitama ja välja sõitma. Ja miinimum meeskonna suurus peab olema 3 liiget. Et sellest sõltub, et seal on nagu valmisolek 30 minutit ja valmisolek 45, isegi 60 mõnedes kohtades. Nii et selles mõttes on ta nagu, me oleme nagu käepikendus. Ja siis me hakkame juba otseselt, kui mingi sündmusele lähme, siis me hakkame tegelikult otseselt rääkima juba JRCC, ehk siis mis on siis PPA koordinatsioonikeskus nii-öelda. See on see operatiivüksus. Nii, vaatame, kas ma loodan, et ei kadunud ära. Nii. Ma küsiks siia vahele, et nagu põhimõtteliselt siukse, et juhul, kui on mingi aastas korra plaanis teha nagu, või ütleme harval juhul plaanis teha mingi siuke nagu sõit, näiteks enam-vähem Hariloiult Ristnasse, et kas on võimalik kuskilt leida need kontaktid, kellega ette kokku leppida, et nii-öelda seda suurt riigisüsteemi mitte koormata, aga nendega kokku leppida, et me saadaksime oma nagu koordinaadid, live-koordinaadid kogu aeg nagu nendele või mida iganes, et kas on või kas sellel on nagu point või on see ka siuke nagu võib-olla liigne koormamine, et ikkagi see 112 on ja et kas on nagu või kas see struktuur, kas teie struktuur pigem näeks, et me võiksime teine poole nagu sellistes küsimustes või on see lõpuks on niimoodi, et igaüks annab teada ja siis teil lõpuks nagu vabatahtlikul alusel ei ole võib-olla nagu väga ei ole väga huvitav kogu aeg sihukest infot saada. See tegelikult on huvitav, sellepärast, et see ongi see valdkond, mida me nagu nii-öelda katame. Ja tänu sellele, kui see on teada, siis ma arvan, et ma mõtlen natuke selle keskse numbri osas, et kindlasti need 2 numbrit on, ma arvan, liiga operatiivsed, neid pigem mitte nagu kinni hoida sellise tavainfoga, et hakkab selline sündmus tulema, sõidame üle sealt, või tahame nagu liigelda selles piirkonnas nagu selliste vahenditega, siis pigem ongi nagu Trossi mereabi või seesama see
mere- ja järvepääste nii-öelda see number. Et ma selle täpsustan tegelikult pigem nagu. Ja noh, võib-olla keeruliseks teeb asi see, et siukseid asju me teeme ainult nagu ennustuse peale ja siis, kui on nagu väga korralik tuul ja väga korralik laine nagu, ehk siis, et seal on kindlasti nagu väga keeruline ka mingit nagu korraldada. Kui jama on, et siis on pigem keeruline korraldada nagu seda jama likvideerimist. Aga noh, seda enam võib-olla oleks hea, kui oleks ühendus või oleks nagu hästi läbi mõeldud, et kui jama on, et siis nagu see info nagu õieti või hästi liiguks. See on pärast räägime sellest, et kuidas neid jamasid vältida, on ju, aga et põhimõtteliselt, et oleks hea, et kas me võiksime endast teada anda ja siis kui siis kellele. Kindlasti ja seda enam kui rääkides sellest, kui üksi minna, see on üldse nagu tegelikult mitte soovitatav tegevus on ju, aga kui kahekesi minna, siis on samamoodi tegelikult, et teil on mis tahes intsidendi toimumisel on kohe 50% on ju kadu, on ju, et teine peab põhimõtteliselt vastutama ka selle eest, kes näiteks satub hätta või vastupidi. Et siis pigem ma arvan, et see info koondada, trajektoor, võimalikud lähtepunktid, sihtpunktid ja siis näiteks kellaajad, millal seda tehakse, et selle samal näiteks meilile. Aga politseiga ma pean, PPA-ameti, sellega ma pean tegelikult täpsustama, et ma arvan, et me ei ole esimesed, kes seda nende käest küsiks. Aga miks ma just mõtlen niimoodi, et mis see üldine protseduur nagu selle kohta on, neil võib see olemas olla. Meie näiteks lokaalselt siin Kolga lahes teeme näiteks selliseid kajakiüritusi ja niimoodi, siis me tulemegi, vabatahtlikud tulevadki paatidega välja ja nagu turvavad üritust. See on nagu, ütleme, selline lokaalne tegevus. Aga et kui sa nagu ikkagi võtad mingi koordinatsioonikeskusega ühendust Tallinnas, kes siis peaks koordineerima sinul näiteks kuskile Liivi lahe ülesõitu, et kes seal nagu siis oleksid nagu sellise lühema aja valmiduse peal, kui näiteks see tava nende 45 minutit on ju. Et seda täpsustaks küll. Aga ma panen endale selle küsimuse kirja, siis on jälle mida nagu täiendada. Ja ma arvan tegelikult, et need pikemad ülesõidud, et oleks ilmselt nagu pikemad oleks mõistlik see, et me oleks ise organiseeriks endale nagu saatekaatrid. Aga siuke väike, näiteks kui Paldistist tahta Väänasse sõita, et siis võib-olla oleks okei kellegiga nagu lihtsalt läbi rääkida, et kuule, me siis sõidame, et siis ma ei tea, et enam-vähem, et oleks. No just, et aeg, millal see toimub, lähtepunkt, sihtpunkt ja inimeste arv ja mingi trajektoor, koordinaadid kas või, et me liigume näiteks seda koridori pidi. Et siis on ja kui hästi, jällegi, et mis on teie ettevalmistus on, et mis teil kaasas on, näiteks kui te satutegi, kas teil on näiteks isiku asukohta nagu näitavaid neid seadmeid, et mida on võimalik kohe trackima hakata, mingid võimalikud sellised trackerid. Ja. Täna on ju ongi see, et mul slaidides pole, aga kõik me kasutame neid spordikellasid ja seal on see live tracking peal. Kui midagi juhtub, siis tegelikult esimesed inimesed, kes teada saavad, on need, kes sa sinna oled sisse lisanud. Ja lisaks ongi, pärast tahtsin rääkida sellest Spot Connectist ja Garmin Reachist, nagu, et tegelikult on olemas ju sellised pisikesed seadmed, millel on see SOS nupp ja mis üle maailma toimub. See on mul ka sees, aga see tulebki siis sellest siis räägime. Okei. Aga nüüd me võib-olla jõudsimegi nagu juba jamadeni, et prooviks esialgu jamasid ennetada, on ju? Jaa. Ehk siis ma tulen tagasi selle esimese slaidi juurde, et kui minu tausta kohta rohkem küsimusi pole, et paljudki tunnevad ja teavad, et siin-seal oleme nagu kohtunud, aga siis võib-olla võtakski kohe selle ette, et mis need meie siis võlusid on kindlasti rohkem, ja loodan, neid ohtusid on vähem, aga iga kord, kui see oht on olemas, ei saa me alati mõtlema, et ta alati võib nagu juhtuda, et võib minna nagu aktiivseks.
ehk siis millest alustada, ma arvan, et kiiremini saame minna nendest asjadest üle, mida me väga hästi nagu teame, et ilmaolusid jälgida niikuinii kõik me, kes me mere peal käime. Ja tegelikult mitte ainult seda, et millal tuul puhuma hakkab, vaid see, et kui kaua ta puhub ja kui paljuks see tuul läheb, et see on ka oluline ja neid, noh, mina ma arvan, et ei hakka siin propageerima, kuskohast mida infot peaks hankima, et tegelikult igaüks on nagu eelistab oma selliseid ja arvab, et just tema allikas on võib-olla kõige täpsem, aga võib-olla professionaalsetest rääkida nii palju, et kui oli seal juttu ka näiteks Liivi lahest ülesõidul, siis on ka näiteks navigatsiooni teksti sõnumid, kus siis me saame teada näiteks, et noh, ma ei tea, kas seal on mingi poi liikuma saanud, mis tegelikult on see, et kui ikkagi suur jurakas metallpoi nagu liigub mööda vett, on ju, siis noh, me ei tea, mis asendis ta on, et kas ta on külili või ta on nagu tagurpidi pööranud ennast nii edasi või ta on murdunud, on ju, et see tegelikult on hea, kui sellist asja nagu just selles piirkonnas, kus te sõitma lähete, nagu teaksite. Ja näiteks neid uusi lehti näiteks ongi nüüd alles siin Saaremaa väikelaevajuhtide koolitusel siin üks osaleja just ütles, et näed, et Estmeteo, et nendel mingisugune meremees seal tegi sellise, hakkas koondama seal erinevat infot, üsna täpne ja rootslasi ja soomlasi, mis ta seal kõik sisse paneb. Et ma pärast muidugi saadan need slaidid teile ka, et saate neid ise klikkida ja vaadata, et pikka aega nagu ma siia ei kuluta. Aga jah, et meil on selline asi nagu Veeteede Amet, millest tänaseks on saanud Transpordiamet ja nemad vastutavad Eesti vetes navigatsioonihoiatuste eest. Nii et endine VTA.ee on tegelikult nüüd ju Transpordiamet ehk siis TRAM. Ja seal ongi ka need navteksid, et selle kohta sealt saate info kätte nii-öelda. Et kas on siis, kas see vesi, kus te sõitma lähete või veeala on nagu ohutu. Siis edasi peaks alati nagu mõtlema sellele, et kui me avamerele läheme sõitma, siis ütleme, peame arvestama sellega, et esimene, kellele sa loota saad, on sina ise. Abi ei tule nagu nii kiiresti, kui me nagu eeldaks. Ja sellepärast ongi see, et meie tänane nagu kokkusaamine saigi ajendatud sellest, et kuidas ette valmistada merele minekuks. No kindlasti ettevalmistus peaks olema selles suhtes nagu põhjalik, pigem mõtle rohkematele asjadele, aga ilmselgelt me teame, et tegelikult on meie pagas, mis me saame kaasa võtta, on ju piiratud. See pagasiruum on piiratud, nii et noh, mul ei ole mõtet minna sinna nagu kõhukotiga ja seljakotiga sõitma, kui tegelikult see võib ühel hetkel hakata lihtsalt nagu kätte maksma ja nagu segada nagu sellist normaalset manööverdamist. Aga siis võib-olla täna nagu ongi siin mõte vaadata neid, kuhu on see asi valdkond nagu arenenud, ehk siis võimalikult väikese kogusega teha võimalikult palju asju. Et tasapisi siis liigume sinna suunas. Et nii palju, kui mina suutsin kokku koguda, millest olen kuulnud ja ma arvan, et siinkohal ongi, et kui teil on nagu kellegil kohe mingisugune nüanss, nagu siin juba Juhan hakkas mainima, varsti jõuame sinna, et siis võite need kirja panna ja siis võime arutada ja lisada ja täiendada seda sama siis kogumit, mis ma siia kokku olen pannud. Kas me pärast räägime ka nendest abivahenditest ja nendest, sellest on juttu, jah, okei. Ja siis, jah. Jah, põhitõed võib-olla alguses lihtsalt kiirelt siin meelde tuletada näiteks, et tea, kus sa lähed, tea, kus sa sõidad, eeltööd tee, vaata kaarti nii palju, kui merekaardilist lugemisest nagu ütleme oskusi on, kui ei ole, see on edaspidi näiteks, et kuidas sellised lihtsamad asjad merekaardilt üles leida ja aru saada ja kui palju abi sellest nagu on sinu enda selle
Sest Google Maps ei ole ju merekaart on ju, ja need avalikud, mis meil on siin, et need on küll head, aga tihtilugu on nad nii palju infokihte täis, et tavakasutajal on pigem see info hulk on liiga suur ja ta lööbki käega, et ma saan hakkama. Et kui ma lähen õue, ma näen, või lähen randa enne, siis ma näen, et seal on see vesi, et see on väga lihtne. Merekaardile vaatad, siis ta tundub, et neid sügavusi ja asju ja märke on nii palju, et ta ei ole nagu lihtne. Aga tegelikult võiks ikkagi olla eelnev töö nagu tehtud, et mis ohud nagu seal selles piirkonnas on. Et jah, et sul oleks nagu siis endal ära hinda oma võimeid üle, et sa peaksid suutma nagu ikkagi ise tagasi tulla. Kõik me alati lähme sõitma, et me tuleme ka samamoodi ja kenasti tagasi, aga see ressurss nagu kipub nagu kindlasti päris kiiresti otsa saama. Ja eriti kui veel tehakse võib-olla kevadel sinna esimesi triipe, siis ongi see, et see füüsiline nii-öelda ettevalmistus nagu ta on nagu võib-olla natuke rooste läinud või nii. Ja varustuse poole pealt ka, et selline väike dehüdratsiooni vastu ja ütleme, energialaeng võiks ikkagi olla ka kaasas ja kuidas seda kaasa võtta, et siis ongi meil järgmiste slaidide peal nagu vist näha. Jah, et tehniline oskus ei päästa, kui keha ei pea vastu, see on ilmselge, et me peame olema piisavalt sitked selle koha pealt. Siis ja niipea, kui sul läheb see tavaolukord läheb üle selliseks ikkagi hädaolukorraks, et igasugune vigastus tegelikult võtab meil ressursi ikkagi mitmekordselt nagu maha, et üldse nagu jõuda kuhugi välja. Nii et seda peab kindlasti arvestama. Ära karda öelda ei, et kui näiteks ütlen, et mina siit kohalt nagu edasi ei tule, et see on täiskasvanud inimesed saavad kõik aru, aga see kambavaim ja adrenaliin on muidugi see, et siis ei panda nagu kõike tähele. Et ma arvan, et selle valdkonna inimestel on täpselt samamoodi, et see on ikkagi ekstreemala ja kiiresti minnakse nagu hooga edasi. Varuplaan, mis võiks olla siis nagu sõna otseses mõttes vettpidav. Ja võib-olla natuke tõsised laused, aga on mille üle mõelda, et pigem kui sa tunned, et sa pole valmis, siis treeni natukene lähemates vetes ja võib-olla pikikallast, kui see, et sa sõidad nagu kaugele välja. Siis tegelikult ongi, nüüd on selline varustuse nimekiri või see, et mis võiks olla sellised miinimumid, et on see, et lisaks siis neopreeni ülikonnale, vastavalt paksusele võiks ta olla, vaadates siis nagu meteoroloogilisi olusid, et mis aastaaeg meil on, mis on veetemperatuur ja nii edasi, et siis võiks olla ka loomulikult kaasas päästevest, mis on siis PFD on lihtsalt inglisekeelne väljend või lühend personal floating device. Ehk siis põhimõtteliselt ujuv vahend, millega siis inimene isiku või enesepääste puhul nagu hakkama saab. Siis ma arvan, et teil on kõigil kindlasti näiteks mingi varuliis kaasas või mingi väike jupike, otsajupike, mis on siis või nöörijupike, kes iganes, kuidas te soovite seda öelda. Et kui see liis katkeb ja kui sul on ikkagi saad selle laua kätte ja oma varustuse kätte, siis tegelikult et kuidas seda nagu siis uuesti omavahel ühendada. Eelnevalt muidugi sa vaatad ju üle ka, et ma kipun nagu kordama, sest eks ma ka samamoodi nagu siin lastele räägin kõike, et vaadake üle oma varustus ja et kui kuskilt midagi narmendab, siis et kui sügavale on see kulumine nagu jõudnud ja nii edasi, et see ma lihtsalt kordan seda kõike, nii et oleks ka täiskasvanutel nagu võib-olla lihtsam nagu selle peale nagu kohe tulla. Siis sidepidamisvahend. Telefon on selline võib-olla esmavalik, võiks olla veekindlas kotis või on veekindel telefon ja mõelda sellele, et
kui seal lainetes ja vee sees, ütleme, veepiskade vahel see ekraan märjaks saab, siis tegelikult ega ta ja külmaks ka ta ei pruugi funktsioneerida nagu niivõrd koheselt. Ehk siis tunne oma tehnikat ise või oma seadmeid, siis täna võib-olla saaks nagu programmeerida mingit nuppu, mis lihtsalt, kui meil on puutetundlik telefon, siis külje peal olevad nuppud on need, millega ma saan ikkagi nagu seal kiirelt mingi kõne teha mingile numbrile, et uurida neid võimalusi ja selle koha pealt jah, läbi mõelda. Siis selline väike esmaabikomplekt on ju, et sellel samal austraallasel, kes seal see surfar, kes on ise ka vist päästetegevusega nagu on olnud seotud ja nii edasi, ta omast kogemusest rääkis ka, et selline, noh, ma ei saa öelda, et nüüd see elementaarne on, et kaasas kanda näiteks skutti, aga näiteks mingisugune rõhtside, mida on võimalik tänapäeval, on nad, ütleme, tehtud sellise komplektid, kus on seal kaasas kohe selline pulk või see side nagu mässitakse seal selle käepideme vahelt läbi ja on võimalik sulgeda sellised sügavamad haavad, mis näiteks, kui me räägimegi nüüd konkreetselt ju wingfoilimisest, on, et seal on neid vigastuse ohtusid on täiesti olemas. Et siis selle peale võiks mõelda, et kui midagi üldse kaasa võtta. Lisaks siis nagu veele ja toidule, eks. Väike küpsis või siis väike selline veepakike. Võib-olla tahate kohe midagi näiteks siin koha peal näiteks lisada? Jaa, ma küsiks selle sama viimase asja kohta, et kui nüüd nagu jama on, et kui kriitiline, ma tean, et ookeanivett ei ole kuigi hea juua, aga järvevett näiteks on. Ja et kui on vedeliku puudus, et kas on okei juua, kui on nagu kõva janu, kas on okei juua merevett? Et lühiajaliselt lihtsalt mitte dehüdratsiooni nagu edasi lükata. No ütleme nii, et Läänemeri on ikkagi üsna mage vesi või ta isegi ei ole nagu brackish water, mis öeldakse nagu selline, ta on soolsusega ainult ju 1,005, 3–5 promilli. Just. Et see on üsna vähe, ütleme nii, et tegelikult ta on küll väga ebameeldiv maitse ja kõik, aga tegelikult ma ei ole samas ka meditsiinispetsialist. Ja küsimus on tegelikult, ma lihtsalt tean, mida ma olen ise teinud. Et kui sa oled kogu aeg selle tund aega oled sõitnud näiteks või isegi rohkem, sessioonid on pikemad vahest, siis sul lihtsalt nagu kõik kuivab ära ja sul parasjagu ei ole ka seda vett kaasas, kuigi sa oled seal samas ranna lähedal, et sa ei viitsi minna sinna kaldasse jälle ja hakata otsima nagu seda, et siis teedki niisuta tuuli ja korra kas või võtad suu vett täis ja puristad välja, et sul on see mingi niiskus vähemalt suus on. Et jah, kui nii võtta, siis te käite soolasemastes vetes ka võib-olla, siis võiks uurida natukene selliseid neid keemilisi tablette, mis ma saan aru, et teevad pudelitäie merevett nagu täiesti joodavaks. Ehk siis võib-olla olete kuulnud? Ja, on ka siuksed torud ja, et see jood läbi toru, et see, aga need võtavad ka siuke päris ruumi. Ja siis kas see laualiisi kohta, see on hea märkus ja ma arvan, et kõik on nõus, et tegelikult kui laud lahti läheb, et siis ei tohiks lahti lasta purjest, sest laud ilmselt läheb minema ja lauale tegelikult järgi ei jõua. Ehk siis, kui laualiis läheb, et siis kindlasti ei tohiks purjest lahti lasta, et siis tuleb jääda purjega juurde, et see tõenäoliselt lauale järgi jõuad nagu suures, kui on tuul tugev ja laine suur, et siis see pigem ei jõua järgi. Et lihtsalt hea teada ja siis ehk siis, et üks mingi ujuv asi võiks alles olla ja selle jaoks, et nagu ennetada või ütleme, päästjate elu, teoreetilist elu nagu lihtsamaks teha, peaks olema kõik asjad ereda värvilised, ehk siis, et nii päästevest, laud, ma ei tea, särk,
Müts. puri, müts, mida iganes, et see Just. peaks olema sellist värvi, mis oleks kaugelt näha. Ja ma tean, et ma ei tea, kuidas see päris elus on, et aga on olemas üks väiksed pulbripakid, et kui sa paned selle pulbripaki vette, et siis värvub nagu ümberringi ära, et aga see on siuke, ma arvan, et see on nagu overkill, aga kindlasti peaks olema. Kui ta on väiksem mõõtmeline, kui ta on näiteks samasugune nagu need soojenduspakid kinda sisse, nagu plaaster, et siis ma arvan, et ta mahub kuskil ikka veel ära. Ja tegelikult ütleme ette ruutates, et paravingides on niikuinii see väike seljakott on seljas ja seljakotil on mitu sahtlit on ju ja selle tõesti võib-olla, et ma ei tea, kui see pulber tõesti on, et siis võib teda ju nagu kaasas, et ta võib seal kogu aeg olla, samamoodi kui mingi emergency see hüdrolüüsi see. Ja siis on, ma tean, et on olemas mingid siuksed liishitaolised asjad, mis käivad ümber käe või jala, aga kus on tegelikult mingi 2 meetrit nööri peal, et see on siuke hea asi. Selle nööriga saab ükskõik mida teha, saab kedagi teist sikutada. Sellist parakordist ehk siis langevarjunöörist otsast tehtud selline käevõru ja kui seda kokku punuda kenasti, siis tegelikult sinna mahub teda päris palju. Ja sellega ma ei tea, teoreetiliselt saab võib-olla isegi mingi algse skuti välja mõelda nagu, aga et võib-olla on hea asi, mis olla. Aga siis küsimus ja siis paravingi puhul kindlasti ka see paravingi läbilõikamisnuga ja see peaks olema nii käe peal, et kättesaadavas kohas, et sa saad seda kiiresti teha. Ja paravingi puhul, nagu ma ütlesin, et on tegelikult väike seljakott seljas ja seal seljakotis on nagu ruumi. Et pärast nendest tehnilistest vahenditest vast räägime veel, on ju, et telefonid, kellad ja need. Ja meelde tuleb, siis tegelikult võiks kohe paisata, jah. Ja võib-olla paanika kindlasti tekitab hästi palju väsimust, aga mul küsimus oleks siuke, et kuidas seda mahajahtumist, et praegusel ajal eriti, et kuidas mahajahtumist vältida ja kui on teada, et on siuke olukord, et ma ei tea, laud läheb ära, tuul on keeranud, ta kaldale ujuda ei jõua, et kas siis, kuidas vältida mahajahtumist, et kas pigem proovida ujuda või pigem olla ühe koha peal või pigem nagu, et mida sellisel juhul teha? Pigem on see, et ikkagi ujumine võtab energiat lisaks ära ja see tegelikult, kui sa oled kurnatud, siis sa tegelikult oledki nagu maha jahtunud ka. Et see energia kaob ju sinust ära, mis kuluks näiteks keha soojendamisele. No Kalipsos vast seda, Kalipsos olles seda ei teki sellisena, et kohad, kus meil temperatuur kaob, ongi need õhukese nahaga piirkonnad, kaenlaalused, nii algeväe ja peapiirkond. Et see peakate, ma arvan, et on esmane, aga selles oled juba ette valmistanud, et seda sa seal vee peal enam juurde ei hangi. Aga ma arvan, et see selline energia kulutamine peaks olema siis hästi läbimõeldud. Ehk siis, kui sul on ikkagi mingi ujuv vahend ja kui oled juba suutnud abi kutsuda, siis tegelikult peaks oma positsiooni säilitama, sellepärast et siis sa pead kauem vastu kui see, et sa hakkad kuhugi vastu ujuma, sa muudad oma algasukohta, sinna võib-olla raskem leida, kuigi nad, sest annad oma näiteks algkoordinaadid ära või kui sul on see seade, mis annab pidevalt sinu koordinaate, siis tänu sellele leitakse sind küll üles, aga ikkagi ma arvan jah, et see ainuke viis on see, et võimalikult siis ikkagi vähe nagu sellist sportimist jätkata tol hetkel, kui juba oled ikkagi abi vaja. Et pigem nii. Küsiksin selle päästevesti teema, et seda mina Eestis mõnel võistlusel olen kasutanud maratonidel, kus on see olnud nõutud. Mõnikord kahetsenud ka natukene, et see, kui on soe ilm, on väga palav ja sükene tülikas ja tegelikult see palavus võistluse ajal võib ka nagu väsitada, et ma saan aru, miks õiged sportlased ei taha seda nagu väga kasutada, aga ma lihtsalt nagu tahaks mingit infot saada, et kas näiteks Juhan, kui teie käite seal soojal maal, teete neid downwindereid, et kas seal nagu üldiselt nagu kasutatakse neid või pigem tegelikult?
Kui ma võin vastata, siis avamerel on alati ikkagi vähemalt miinimumnõue on see sama impact vest ja me kasutame impact vesti ja see löögivest tegelikult see annab mitut head asja. See löögivest ei ole tegelikult päästevest, aga tal on kerge floating ehk siis, et ta tänu sellele sa saad ujumata pinna peal püsida. Ta on õhuke vest, millel all praktiliselt ei olegi midagi ja millel on üleval mingid siuksed nagu löögineed ja nad on palju, ütleme, nad päästavad ka siukse löögi puhul, kui sul tuleb foil või laud või midagi tuleb selga või ribidesse või mis iganes. Et see impact vest on siuke, ta on tavaliselt venivast materjalist, et ta tegelikult on, kui tal veel mingi paar taskut ka on või ta on suhteliselt, temaga saab kergesti ujuda ja see impact vest on siuke võib-olla hea vahepealne asi, millega ära harjuda ja mille peale saab ka panna, kes tahab ka see trapetsit või mida iganes. Et see löögivestil on tegelikult kerge ujuvus ka. Aga siis Eestis nagu oleks nagu ütleme praegu me käime sõitmas, meil on vesi, ma ei teagi, palju on, 5 kraadi. 7, jah. Jah, et me nagu keegi kaugele ei sõida. Ja ei lähe nagu maatuulega, aga nagu see vest oleks nagu pigem sellise ikkagi siuke downwinderi teema, et kui on nagu variant, et sa jääd nagu pikemaks ajaks merele nagu tunniks või 2 niimoodi või isegi kauemaks. Ja tegelikult nagu ütleme selle downwinderi nagu ka selle puhul peaks olema väga hea point on, et sa ei tohiks minna kaugemale, kui sa suudad ujuda tagasi, aga kui me räägime mingitest siukestest, ma ei tea, Paldiski Vääna või siis ma ei tea, et siis sellel juhul minu arust võiks juba igaks juhuks vestid seljas olla või ka tegelikult nagu kui Väänas sõita nagu ma kujutan ette, et kui paravingiga hakatakse sõitma, et siis tulevikus sõidetakse nagu võib-olla kilomeetrist kergelt kaugemale ja siis ma arvan, et on väga mõistlik seda vest seljas olla selle sama asja pärast, et laud võib minema minna ja siis paraving sulle tegelikult ujuvust ei anna ja sa lihtsalt kas või juba telefoniga abi kutsumiseks oleks hea, kui sa ei peaks samal ajal ujuma, et sul oleks nagu kerge ujuvus nagu olemas, nagu kui laud ära läheb ja sul paraving käes on. Selles mõttes see on, ma arvan, et ilma selleta oleks väga rumal minna kaugemale. Jah, aga vaata, Juhan, see ongi see teema, mida nagu merepääste ja vabatahtlikud ei saa nagu sellele surfi community'le nagu nii väga õpetada, et see on siis nagu sinu töö. Ja nagu meie enda nagu nii-öelda eeskuju teemaline töö. Ja samamoodi ütleme, kui me lepime kokku, et me teeme kas maratoni või me teeme pikema downwindi, siis me lepime kokku, et me lähme vestidega või miinimumtingimus on impact vest, et me ei tee mingit siukest rumalust, et me paneksime ennast ohtu. Nagu täiendavalt. Jah. Et tegelikult ongi see, kui sa ütlesid ennem, Juhan, ka, et see on päästevest, ta ei ole, siis selle klassifikatsioon ongi ohutusvest. Okay. Et löögivest võid ka öelda, mida kasutavad ka näiteks samamoodi ei lähe nagu jetiga ja skuutrimehed ei lähe ka nagu tegelikult selle korkvestiga nii-öelda vanas mõistes korkvest või päästevest, mis on 100 Newtonit, lähevad ka selle impact vestiga või siis löögi ja ohutusvestiga välja. Tal ei ole lihtsalt kraed, mis keerab su näiteks õigesti, et sul on hingamisteed on nagu õhu poole, aga mitte vette, et kui midagi juhtub ja sa kukud, oimetuna. Võib-olla nüüd, ma ei tea, nagu üks küsimus ongi, võime ka seda hiljem arutada, aga mul on nagu küsimus nagu mingi stsenaariumist, et juhul, kui näiteks minnakse kahekesi ja on näha, et ühel on jama ja on näha, et teine saab teoreetiliselt jõuaks kaldale, et kas siis pigem peaks jääma iga hinna eest kokku või peaks teine sõitma kaldale ja proovima kaldalt nagu nii-öelda päästmist koordineerida?
No see otsus peaks langema sellisel juhul, kui nad ei saa vee pealt näiteks abi kutsuda. Aga see, et kui ühel on hästi, aga teisel on, ütleme niimoodi, et peaks olema seal nagu juures või vaatame, et ma ei tea, päris kokku ei kuku omadega või on vigastanud või nii, siis tegelikult ta on ikkagi mingil määral nagu asi, mis hoiab seda päästevõimekust natukene nagu üleval. Oleks minu otsus, sest see samasugune asi juhtus ju siin nende skuutrisõitjatega seal Liivi lahel, kui otsustasid, et ma ujun ja lähen kutsun abi. Ja tegelikult siis see, kes üksi jäi, üritas ka hakata ujuma, et mis ta seal ikka üksi passib, ja ta lihtsalt ei suutnud kaua vastu pidada. Et see on juhtum case by case või juhtumi haaval, et tegelikult sügav analüüs võiks nagu ikkagi olla selline. Aga see, ütleme, me kindlasti räägime ka läbi juhul, kui mingi siukse korraldatud asja teeme, aga seal võib olla teema, et ei ole nagu, ei ole tegelikult hädaolukorraga tegemist, vaid on lihtsalt, et küsimus on selles, et üks saab käima ja saab nagu kaldal ära ja teine ei saa käima, aga mingit ohtu otseselt nagu ei ole ja on lootus, et tuul tõuseb ja nii edasi, et seal peaks olema nii, et on lihtsalt inimesed selle omavahel läbi rääkinud ja nad teavad, et kui teine läheb kaldale, et siis ta läheb kaldale kas siis abi otsimiseks või siis olukorra hindamiseks, et kas on vaja nagu seda kuidagi koordineeritult, kalda peal koordineeritult teha või siis. Aga ilmselt on ka hea, et on mõistlik kokku leppida, kui keegi on vigastanud, et siis jäädakse kokku nagu. Ja kui ei ole vigastanud nii, nagu sa nüüd tõid selle teise stsenaariumi välja, siis tegelikult sa pead olema veendunud, et see, kes sulle ütleb, et kuule, et ma ei jõua ujuda, aga mul on ju olemas laud, mille peal ma saan nagu, mis on floating, mis on ujuv, ma saan hakkama, siis sa pead veenduma, et ta nagu ei ütle sulle lihtsalt sellepärast, et ta tahab olla nagu mitte hädapätakas, vaid umbes, et ma olen täitsa normaalne ja vaata, et kangelane, mine sa uju, aga ma ei jõua. Et sa pead selles veenduma, sest muidu vastasel korral, kui tuled tagasi, et ei leia teda enam, et siis peab hakkama nagu tegelikult tagantjärgi sind ka ravima, et nagu tõsises mõttes, et ka sulle jääb sellest ju mingi hingepiin külge, et võtame nagu päris kaugele edasi, kui lähevad asjad halvasti. Aga ma arvan, et kui sa veendud, et ta on laua peal, aga ta ei ole, ütleme, siuke super ujuja ja tuleb rahulikult oma sellega käte abiga seal edasi, aga sina said sul on tiib terve, sa lähed ja oled hetkega kaldal, siis ilmselgelt, ma arvan, et see oleks õige otsus, jah. Sellise stsenaariumi puhul. Et väga hea juhtum. Sellist situatsiooni on meil ju tegelikult päris palju praegu ka, et lähed sõitma ja sellist merele täpiksõitmist on tegelikult ikkagi päris palju vingiga ka, et minnakse kuskile kaugemale välja, kuskile nii, et isegi kaldalt näha ei ole. Ja siis, ma ei tea, minule nagu sukeldujana, kus on see baarisüsteem, kus sa nagu oled nagu baaris ja jälgid oma baarimeest, tundub see alati nagu selline natuke sketši, et sa näed, et keegi läheb kuskile nagu kaugele, täitsa üksinda ja siis hakkad nagu mõtlema, et mis ma siis nagu üldse tegema peaks, et me nagu midagi kokku ei leppinud, aga mina olen see, kes näeb, et keegi läks. Minul endale alati on see sama asi, et ma pigem lähen nagu vaatama, et kus ta siis jäi. Aga et jah, võib-olla see on siis siuke asi, mida me peaksime ka jälle nagu rohkem rääkima, et omavahel kaldal just, et kui või siis lihtsalt pärast rääkima, et kuule, et sa nagu tegid laheda sõidu, aga me siin muretsesime. Ausalt öeldes ma nagu päris täpselt ei teagi, kuidas see, ma tean, et purjelaudurid sõidavad nagu rohkem niimoodi kaugele täpiks ja seal meie juures siin Laulasmaal samamoodi sõidavad ju üle selle Lahepere lahe peaaegu sinna
Paldiskini välja, keegi neid kaldalt ju ei näe, et ma ausalt öeldes üldse ei tea, kuidas neil see nagu või kuidas see kommunikatsioon nagu üldse peaks olema. Et ülevaade kohe puudub, et ei olegi mitte see, et kes nagu ei jõua kiiresti sõita või kukub ja jääb maha, vaid see, kes just sinna kiiresti kaugele ära sõidab, ülevaade puudub ka temast, et mis temast seal saanud on, et see point on väga hea, jah. No jah, ma arvan, et me peaksime igaüks, kes me sõidame, hindama ikkagi oma võimeid kaldale tagasi saada ja see on nagu ei saa olla nagu, see võib olla natuke nagu ühiskondlik vastutus, aga see peaks olema ikka eelkõige selle sõitja vastutus, et ta teab ise oma võimeid, ta teab oma varustust, ta teab oma ettevalmistust ja tore on, kui keegi teab, aga võib-olla ta läks üldse korraldatud downwindile kuskilt, alustas Paldiskist ja tal ei olegi plaanis üldse Paldiskisse tagasi jõuda, ehk siis, et me ei saa ja me ei saa ju ka kõigile teada anda, et me lähme downwindile, kuskilt, ma ei tea, ükskõik kust, kuhu ja kui meil on selleks hästi ette valmistatud, et siis meil peaks olema õigus seda teha ilma selleta, et me teised muretsema hakkaksid. Ma vahepeal küsin, Juhan, kas sa nagu tegeled nagu purjetamise või siukse paadindusega ka või, et lihtsalt teaks? Et meil oli siin Lohusalu sadamas purjekas paar aastat ja siin oli nagu selline komme või nõue või igatahes asi, mida meie tegime, et kui me kuskil sõitma läksime, siis me alati ütlesime sadamasse, et mitmekesi me läheme ja kuhu me läheme ja millal me tagasi tuleme umbes. Et ma mõtlengi, et kas mina ei taha ka nagu lihtsalt niisama mingeid asju keeruliseks ajada, aga ma lihtsalt, et Raido, võib-olla sul on nagu mingisuguseid kogemusi või mingit Siinkohal mul oligi nagu mõte, et mille pärast üleüldse see ja mille pärast ma arvasin, et me tegelikult võiksime paravingile teha, sest paravingi nagu mõte on selles, et teha natuke pikemaid downwinde või upwind downwinde. Selles mõttes me võiksime teha oma gruppi, et me ei koormaks 100 teist inimest ja sellele grupile teada anda, et me läheme plaanis teha seda, minna sinna ja üldiselt ma arvan, et need, kes avamere seda teevad, siis meil või kõigil võiks olla ikkagi saatja, see Garmin sööts peal ja me võiksime oma asukohta nagu nendel vähegi pikematel trippidel kogu aeg jagada, et selles mõttes, et nii toreduse mõttes kui selle turvalisuse mõttes, kui selles mõttes, et teised kalda peale ei muretseks. Nii, aga meil on tubli tund on läinud, vaatan veel, mis ma siin kokku olen kogunenud, siis tuleb veel mõtteid. Nii et praegu siit salvestusest ja märkmeid tegin, et on kogunenud parasjagu veel kõneainet, mida me kõike vist täna ei jõua nagu läbi võtta. Ja kõigile ei saagi kohe vastuse, et peaks väljaspoolt küsima. Aga esmab ju hakkama pikemalt võib-olla ka eraldi teema tegelikult see meditsiin ja kõik, et mis juhtub ja kuidas seda kõike nagu lappida ja millal aitab side ja kui kõvasti panna skutti. Ma arvan, et siin oleks vaja meditsiiniinimest juurde tegelikult. Ja või me võiks teha tegelikult kõik, võiks teha aeg-ajalt neid esmaabikursuseid läbi. Jaa, sest see on üsna harv, et kui sa nüüd 10 aasta jooksul korra näiteks juhi luba teed või ma ei tea, kellel on seal kuidas öeldakse see ametikoolitust või midagi vaja teha, siis on see kohustuslik, aga ikkagi see on üsna harv, et aastas korra ei tea üldse halba. Siis nagu ma ennem juba rääkisin sellest sidepidamise vahendist, et see võiks olla selline, mis on võimalikult vähese pingutusega saaks nagu selle kõne tehtud või side antud. On see siis kell või siis mingi nupp või nii edasi. Siis me sellest juba rääkisime, on olemas pulbrid, on olemas erkriietus ja nüüd lisaks sellele BFD-le, mis on siis lihtsalt nagu tegelikult vest või floating device, siis on PLB on siis personal life saving buoy
ja seda, need hinnad lähevad päris korralikult üles. Vaatame, kas ta nüüd avab. Kui näete pilti, jah. Nii, tuli midagi ette, jah? Ja, meil on pilt ees. Ja, et see sama, millest Juhan juba rääkis, et on olemas Karminil sellele InReach, see on siis vahend, mis tegelikult ei vaja nagu mobiilimaste või mobiilisidet, et ta tegelikult tuleb ka nendes piirkondades, kus ongi ainult satelliidid katavad. Ja neid on pea kohal nüüd mitmeid, nii et, aga noh, jällegi vaadates hinda, siis ta, ütleme nii, et ei ole küll odav, aga ütleme, paremad kellad maksavad ka täna ja seal võib-olla 1000 eurot, on ju, et siis tegelikult siin enam eluhind on kindlasti kordi, me ei saagi seda rahasse üldse panna. Et selles suhtes ma arvan, et see on suhteliselt kohustuslik asi nagu nendel, kes tahavad teha nagu Avamere downwindsid. No, selle seadmel on ka tegelikult 100 000, kui sa võtad selle subscriptioni, siis on 100 000 kindlustus selle nupuvajutusele, et kui sa nuppu vajutad ja kus iganes sa oled maailmas, et siis tullakse appi ja see appi tulemine maksab, et siis see on 100 000 $ kindlustus sellele. Väga hea teada, jah. Ja sellel kolmandal versioonil, sellel on juba mingi väga labane kaardiäpp ka, et sa tegelikult saad sellega nagu enam-vähem ka aru. No, nagu me teame, ega merel, kui me oleme juba 2 kilomeetri kaugusel, siis kaldast väga aru ei saa. Et siis sellel on tegelikult juba siuke lihtne kaart ka sees, millest on võimalik aru saada, et kus sa umbes oled. Selle kaardi puhul ma arvan, et kõige tähtsam on see, et kui ta suudab sulle anda sinu koordinaadid, siis professionaalne ja üldse pääste vajaks seda 2 rida numbreid, et teada saada, kus sa oled. See, kui sa sinna SOS nuppu peale vajutad, siis ma arvan, et ta sisuliselt saadab selle 112 nagu sellele kohalikule SAR-i süsteemile nagu edasi ja siis ta saab tegelikult need koordinaadid sellele nupule vajutusest. Siis pigem on see primitiivne kaart on ka nagu see, et sa ei läheks, kui tekiks õige orientatsioon, et sa lähed nagu ikkagi... Ja, põhimõtteliselt seda ristu neemest mööda ei sõidaks kogemata nagu. Ja, täpselt, jah. Sest mere pealt tundub nagu igasugune maa tundub maa, aga et kui sa oled juba aru saad, et oled maast tegelikult möödas, siis on nagu hilja võib-olla. Ja neid on tegelikult PIRB on samamoodi emergency position indicating radar või radio beacon, mis on tegelikult selle InReachi nagu eelkäija, aga nad on lihtsalt nagu need professionaalsed seadmed on jurakad suured, mis tegelikult on mõeldud laeva hukule, et kui laev hukub, siis see tuleb sealt samamoodi välja nagu päästeparv. Aga täna on nad, ütleme niimoodi, et nad on läinud nii väikseks, et selle võtab kaasa ka meresüsta või kajakki sõitev ja aerutaja näiteks. Et nad on lihtsalt vöö peale pandavad ja umbes see suurusjärk jääb samaks, aga toimib nagu see InReachi üks funktsioon, et ta nagu annab sinu asukoha kohe. Aga ja, liigume veits edasi. Ma korra ütlen vahele, InReachil on kihvt funktsioon see, et sa saad jagada oma asukohta oma sõpradele nagu mis iganes anonüümsetele jälgijatele, mida iganes, et see on nagu siuke see mõõde, et kui sa tahad midagi taolist teha, et siis saad gruppi üles panna, minu link on täna see ja saadakse grupis siin. Tema funktsionaalsus on igas olukorras nagu, et sa teed tavaolukorras või sa kasutad seda siis selle punase nuppu. Lisaks saad aga saata 30-sekundised sõnumeid üle satelliidi ja lisaks sa saad saata pilte ja sõnumeid ja mida iganes, et see funktsionaalsus on päris võimas ja see aku peab, ma ei tea, nädalaid vastu minu teada. No super. Hämmastav seade, jah. Üli vajalik nendele, kes tegelikult võtavad pikki purjetamisotsi ja sõidavad siin, see on hädavajalik. Just. Aga peakaitsmistest ei ole rääkinud. Mis te sellest arvate? Kohustuslik sellistel kiirustel, selliste vahenditega sõites, kukkudes, kõik jutud, on ju. Ja, seal oli küsimust. Ja
okei, energiakeel juba oli, mis veel väline abi, sellest me rääkisime alguses, ma panen need kõik siia korra ette. Ehk siis võib-olla järjekord võiks olla hoopis selline, et see PPA on ülev, sest sinna alla kuuluvad vabatahtlikud ühendused nagu Päästeliit ja vabatahtlik mere ja järve pääste, sarja siis Päästeliit.ee on ju. Ja Päästeamet on siis tegelikult, kuidas ta oli siin niimoodi, et kui merepääste algab sealt, kus on 5 meetrit kaldast, siis Päästeamet on kuni 5 meetrini mere peale, et noh, neil on seal mingisugune selline omavaheline väike piir, aga ilmselgelt seda piiri ületatakse vajadusel koheselt, on ju. Et selle peale nagu ei jää, et umbes, et ma ei saa siit edasi tulla, et mul ei ole täna nii kõrgeid kummikuid või midagi sellist, on ju. Ehk siis, et nii see käib, et tegelikult on ka Päästeametis neil on paadid, neil on võimekus, neil on väljaõppe tänasel päeval, et ei ole sellist asja, et kuskilt nagu jääb millegi sellise tobeda põhjuse taha. Sellest tahtsin nagu rääkida, et võib-olla olete näinud, selline vöö peale käib ja mida Decathlon täna enam ei müü, aga ma sain omal ajal, näiteks endale, siin oligi eelmisel hooajal sai soetatud, et suht olematu hinnaga, eks neid tellida saab. Ja põhimõtteliselt toimibki nagu siis see pauk vest, et tal on see väike balloon on sees, mille sa saad aktiveerida ja ka täis puhuda, nii nagu need ikka on, ja ta hoiab ikkagi sul, ta ei ole küll täies osas siin peal, ma vaatan, kas ta teeb selle lahti. Pärast saate neid linke ise vaadata. Ja, et siin ongi näha, kuidas see huulik on olemas, et siis kui see balloon, sul on näiteks see, ma ei tea, välja lekkinud see süsihappegaas või midagi sellist, ei jää selle taha, et sa nagu ei saa seda kasutada. Ja rihmaga pannakse ümber kaela ja see on nüüd küll, ütleme, seade see BFD või device, on ju, millega sa saad siis ennast nii kaua vee peal hoida, kuni siis ikkagi abi saabub. Et väga pull asi, vähe võtab ruumi ja ümber vöö näiteks. Võib-olla saate kombineerida isegi näiteks selle trapetsvööna näiteks, et konks sinna peale, tal on hea lai rihm on ka. Aga jah, kahjuks teda praegu siin Tallinna või selles enam ei ole nagu müügil. Nii, ma proovin selle slaidid uuesti ette saada. Vaatame, mis mul seal veel jäänud on. Nii. Siuke asi oleks väga kiht asi, kui ta oleks pisikene, jah. No ta on väiksem kui selline tavakõhukott näiteks. Aga nüüd ongi see, et kas talle annab kombineerida, kui ta on sul siin selja peal ja siit on sul see, kas siia peale saab konksu panna, nii et seda ma tegelikult kokku saades või eks ma saan ise ära proovida, et kas selle konksu annab sinna rihma peale panna. Paravingidelt meil on see vöö kasutusel kõik, et see vöö peal ongi need ja läheb see paraving läheb kokku pakituna sinna vöö peale ja see vöö peal on konks ja nii edasi. Et see on ainuke variant on panna ta seljakotti, aga seljakotis on ka, see ruum ei ole nagu, on ikkagi limiteeritud. Ja, arusaadav. On kaasatud 2 või 3 paravingi nagu paruks, et kas tuul läheb liiga tugevaks või liiga nõrgaks, et siis nii lausa. On seda ruumi vaja. Nii, siis on sellised sellele Garmin Reachile siis alternatiivid on see, mis tegelikult ongi siis sinu asukoha majakad. Ja nagu näete ka, et siin on ainult üks, lingid on juures, ProMarine müüb ka kuskil 600 juures seda, see on üleval on see Westmarine on näiteks, neid leiab neid teisi neid poode. Hinnad on erinevad, põhimõtteliselt on neil funktsioon on sama, et siis läbi satelliidi anda siis asukohta. Nüüd, kui see parempoolne siin, mul on lihtsalt üks väike väljavõte sellest lehest, aga parempoolne siin on $100 on näiteks Icelink,
mis ei ole nüüd enam, ütleme, ei ole satelliidi peale, vaid AIS on automaatne identifitseerimissüsteem, mis siis toimib tegelikult raadio VHF-sidega sagedusalal. Ja teda nagu need satelliidid väga ei tõmba, nii et siin jääb piiranguks ikkagi kuskil sõltub, kui kõrgele te selle tõsta saate, tal on mingi väike antennike ka selline juures metallist, kuskil 20-30 meremiili, mis on tegelikult ka täitsa ju okei. Et kui raske või kui suur ta on, et see nüüd kindlasti on määrab, et pärast saate siis uudistada sealt. Miks ta sellise alla ei oska öelda? Selle AIS-i jaoks peab olema see raadioside, mis iganes, mingi litsents või mingi sükka asi ka või? Raadioside kasutamise puhul on alati nii, et kui sa oled hädas, siis sa võid seda alati teha. See, et ta sul on kuulamiseks kaasas, paadi puhul on natuke teistmoodi küll, jah, aga sellega sa ei saa rääkida. Selles mõttes sa ei sega mitte kedagi, sellega sa ei saa eetrit nagu kinni hoida. Nii et see on ikkagi sinu turva. Noh, siin on ainult 3 punkti, mõnedki poed müüvad neid nii-öelda seda varustust, millest me täna rääkinud oleme. Eelistusi teab igaüks ise, et õnneks on pakkujaid rohkem. Siis ma ei tea, kui te ei ole jõudnud vaadata, siis see, mis Juhan jagas, on ka tänase sellise jutu aluseks päris hea olnud, sest vend väga kirglikult seal austraallane räägib sellest, mis ta on ise läbi elanud ja soovitab, et neid apsakaid mitte teha teistel. See mulle väga meeldis. Siis siin on see link ka sellele, et mida ta ütleb, et mis peavad kaasas olema. Täna oleme sellel kõik tegelikult ka nagu korra läbi ju käinud. Ja siin on veel üks lugu sellest ka, kes oli täpselt selle sama majaka nii-öelda kasutusega vist siis tänu sellele nagu sai päästetud. Aga ja ega selles mõttes rohkem mul ei olegi, kui nüüd siin 2 lehekülge veel võib-olla sellist allikaid, kus ma arvan, et enamusid juba teate või kasutate igapäevaselt, et kus kohast ilma vaadata. Võib-olla see Navtex oli teie jaoks, on uus, mõne jaoks võib-olla mitte. Siis otse nende majakate juures, kuna ma ise olin kunagi ka nagu Veeteeametis seal siiani toimivas osakonnas, mis on see laevaliikluse juhtimise talitus, et siis meil on aktiivselt üleval, seal ekskolleegidel, siis nemad jälgivad neid pigem, on need majakate ilmaandmed reaalajas. Jah, arvestama peate lihtsalt, et nad on tiba, võib-olla andmed on tiba suuremad või kuidas öelda, tugevamad tuuled, kuna andurid on lihtsalt kõrgel. Et seda peaks. Küsin vahele, Märt, kas sa tead, kas need on ka KIS-i kaardi peal olemas või? Sul on mikker maas. Ma pakun, et on raamas. Ja KIS-i kaardi peal minu arust on enamus neid olemas, mis meid huvitavad. Et ma tegelikult hakkasingi natukene nagu mõtlema, et ütleme nii, et meie see, mis me panime paar päeva tagasi Laulasmaa surfikooli juurde üles selle tuulemõõtja, et see on ka nüüd KIS-i kaardi peal olemas, aga see ei ole muidugi nii-öelda päris standardne lahendus, et standard on ikkagi see, et see peab olema nagu 10 meetri kõrgusel ja 100 meetri kaugusel hoonetest ja puudest, et meil päris nii ei ole, aga need on seal kindlasti kõik olemas. Kas KIS-i kaarti saab telefonis offline'il kuidagi maha tõmmata või on teda kuskil äpis näha või mis iganes, et kas KIS-i kaarti, kunagi oli Navionics vist, näitas KIS-i kaarti, aga nüüd minu arust kas Navionics'i äpp on alles või mis äppi kasutada üleüldse, näiteks iPhone'is merel navigeerimiseks? Ma mõtlen loll küsimus natukene.
Avionicsile on täna näiteks, ütleme, konkurendiks seesama, kes see Wärtsillat teeb nüüd see, mul ei ole praegu meelde see. Noh, iseenesest KIS-i kaart on üliäge, kui net on, aga netti, kui mõnes kohas ei ole, et siis oleks hea, kui oleks nagu mingi backup offline'ina nagu olemas. Okei, noh, tegelikult see Garmin on, aga seal Garminis on ka see kaardi täpsus on väga pealiskaudne sellel Garmini, sellel InReachil. Aga okei, noh, seda me saame guugeldada, vaadata. Ja, seda saab jagada pärast hiljem ka seda infot, et iseenesest jah, et kompassid on nagu tegelikult vist sees, aga ma ei ole kindel, kas nad jällegi ilma GSM-ita nagu need kompassid ka nagu toimivad. Et ei pruugi. Nii et noh, mõtleme. Jah, siis põhimõtteliselt ega rohkem ei olegi, on veel teine lehekülg samamoodi neid ilmaandmeid. Võib-olla see KIS-i, VTA KIS, see läks ju nüüd ka uueks, eks sinna tuli ka pisut paremini toimiv see kaart, eks. No, mina ise vaatan seda KIS-e kaarti nagu rohkem niisama nende, et kus kohas hetkel puhub või et kas nagu üldse puhub, et siin on seda infot on rohkem kui tavaline surfar nagu vajab, aga nagu siin nagu tuuleinfot siin justkui on. Et ma saan aru, ikkagi kui me planeeriksime mingisugust downwinderit või midagi sellist, siis me vaataksime ka ennustust. Et ma väga hästi kujuta ette, et me sinna Navtexi nagu midagi vaatama läheksime. Minu arust on oluline see, kui on mingid ületused, et siis on oluline see, et kaugel sa mingist madalikust oled. Ma ei tea, enam-vähem nagu Hiiumaalt Saaremaale või tähendab Hiiumaalt Mandrile sõita, kui kellelgi peaks uuesti, siis seal on hunnik madalaid, ja siis sa nagu tegelikult tahaks umbes teada, et kaugel sa nendest madalatest oled, vältida seda kuulsa Hiiumaa surfari uimalt ära sõitmist keset seda. Et noh, ja rannikul on ka tegelikult nagu, kui sa, ma ei tea, on ju mingid kive päris palju nagu päris kaugel. Selle jaoks need avioniksid ja sellised asjad peaksid päris head olema, et seal on need kõik need sügavused ja kivid ja poid ja asjad on peal, tegelikult on sügavused, kui merekaardi, selle samal KIS-il on ka, kui merekaardi kiht sisse lülitada, siis on seal ka sügavused olemas. Aga sul on ju selles mõttes on ju kaardid sees, on täna kellades ka ju. Et Garmin Coros ja nendel sa saad ju selle kaardi endale alla tõmmata sinna. Kellad peavad päris hästi vastu ka. Päris keeruliselt kasutatav või nagu vee peal päris ebamugaval kasutada. Jah, kui sa oled tegevuses, aga kui sul parasjagu oledki niimoodi, et oled midagi varustused kaotanud. Korragi vaadata või see, et sa võtadki pausi ja vaatad, et päris kaugele oled tulnud, et kuhu täpselt jõudsid, et siis kas või see moment teada saada. Et jah, ütleme nii, et mul ei ole hetkel rohkem midagi lisada, siin küsimusi oli, et võib-olla neid jooksvalt ma panen selle sama need slaidid ju ka üles sinna näiteks Drive'i ja jagan linki sellele kataloogile, kus on ka see salvestus saab olema, siis sellega läheb ka natuke aega, et panen ülesse. Ja ma arvan, et ma teen siis niimoodi avatuks, et kui siin grupis on link on olemas, siis kes seda klikib, see näeb. Ja võib-olla tehniliselt, kui sobib, et võib-olla võiks teha ka MP3 ja panna kuskil podcastina üles, et saab niisama klapist kuulata, et see ei pea pilti vaatama, et keda huvitab pärast saab selle pildi üles kerida sinna nagu. Ja väga hea mõte. Märts, kuidagi saab seda videost vist selles MP3. Kes soovib selle helifailiks, kellel on juba asi käpas, et siis ma saan ju panna tema heili, et ta on editor. Ja.
Kuule, aga väga täname aega leidmast ja vabatahtlikku tööd tegemast ja valgustamast. See on ka minu kirg on seda sama ala teha, et me oleme Meelisega eetanud, mina olen pigem Meelisele eetanud, et ma ikka tahaks ikka see aasta ikka foili peale saada ja et aitab küll selle teibaga sõitmisest ja nii edasi, et see on tore maas. Ja tubli Raido. Et minu rõõm hea meelega tegin seda ja ma räägin, et ma arvan, et siin tekkis järjekordseid võib-olla osa 2 ja osa 3, aga ei tee halba tegelikult, kui siin meie muutuvas maailmas midagi areneb edasi, mingid piirangud tulevad võib-olla omakorda juurde ja kui kellelgi mingi hea mõte tekib, siis see kogukond väga hea, kui on olemas ikka kiire suhtlus nii-öelda ruum, kus saab kohe nagu seda nagu teistele ka jagada. Jaa. Ja. Et igal juhul tänu. Suured tänud teile. Et järgmise korrani peame sidet. Aitäh sulle. Aitäh. Ja tänud ja õhtut. Tšau. Tšau.